mis siis palus välja anda X viisad meile, et X-iga siis tähistatakse Indias neid viisasid, mis on piiritsoonis. Ja teine luba tuli teine luba tuli hiljem, tuli päev hiljem. Ja noh, eelduseks oli siis ka, et kindlustus on, tavaliselt küsitakse, et mis kindlustust te kasutasite, me kasutasime Global Rescue't ja seda valisime välja siis põhimõtteliselt selle pealt, et ega kellegi teise kindlustust ei olnudki nagu väga kasutada. Ja meie siis nii-öelda partneri koha peal siis oli nendega ennem asju ajanud, et me teadsime, et nad on võimelised helikopteri üles tõstma, nagu vaja on, aga noh, selle jaoks siis on Indias ka erinevad protseduurid, eks, et kui peaks kellegagi õnnetus juhtuma, et kuidas see sõjaväehelikopter sulle järgi tuleb, et see peab käima siis läbi välisministeeriumi, eks, nii India poolel kui Eesti poolel, eks. See juhtus seal 2011, kui ameeriklastel oli jama ja neil käis helikopteri järgi, et siis oli eraldi kontaktisik ka, kes asja korda ajas, eks. Ja võttis aega mingisugune 3 või 4 päeva enne, kui kopter kohale jõudes, et seal on vaja nagu iga kindrali luba selle jaoks. Aga noh, toimis ja maksti kinni, et selles mõttes me nagu seda kindlustust juttude järgi usaldasime, õnneks me teda vaja ei läinud. Ja teine luba siis tuli 5. juunil tegelikult küll, sest 5. juulil me olime juba ise Indias. Ja viisade taotluseks oligi aega siis põhimõtteliselt 6 aega, jah. Ja noh, nendega on see lugu, et need tuleb isiklikult minna seal Helsingis sisse anda ja siis isiklikult järgi minna ja kõik peavad oma käelised allkirjad andma, aga meil saime selle võrra lihtsamini, et suursaadik tuli Helsingist Tallinnasse ja siis me andsime tema kätte Kalevi spordihallis kogu selle suure paki, eks. Ja pärast kuller tõi ära, et me ise ei pidanud minema ja saime kätte viisad kas 28. juunil ja 4. juulil lendasime välja. Ja see on meie siis nii-öelda see ekspeditsioonikorraldaja veebilehest, ma tegin lihtsalt print screen'i, eks, et Rimo Expeditions. Ja miks teda siis me kasutasime, oli see, et olid eestlased teda ennem kasutanud, et Tarmo Jane Riga oli käinud Nunnil nendega ja siis nad olid teinud ka ennem seal koostööd Chris Boningtoni ja niisuguste kaliibriga tüüpidega, eks, et siis võis nagu olla kindel, et nad saavad nagu hakkama meie toetamisega. Ja see on nende siis nii-öelda peakorter Lehi linnas, kus omaniku maja, kus esimesel korrusel on siin ainult laoruumid, kus on alpinismi varustus erinev. Kuna nad teevad ka suuri ekspeditsioone Everestile ja niimoodi, et siis seda varustust oli seal hulgim. Ja üleval siis elab omanik ise ja vahepeal on külaliste maja. Meie sideohvitser Indias on siis nii, et kui on mingi ekspeditsiooni moodi asi, siis alati pannakse sideohvitser kaasa. Sideohvitser on tavaliselt mingisugune sõjaväelane kusagilt džunglikandist, aga meile anti, Rimo esindajad ütlesid, et nad isegi ei tea, miks meile anti nii, aga anti kohalik Lehist või Ladakist pärit tüüp, kes siis ise tegeles ka mägironimisega ja nad arvasid, et see nagu oli tõenäoliselt mingi eksitus või mingi niisugune asi, et tavaliselt sinna sama koha pealt pärit inimest ei anta, eks, et muidu need asjad lähevad liiga lihtsasti. Et neile meeldib kuidagi niisugune topeltkontroll, et kui tuleb sealt lauskmaalt tuleb inimene, siis ta kuidagi on nagu kas tigedam või ei saa aru ja tekitab rohkem probleeme ekspeditsioonidele. Aga meil läks kõik vastupidi, et tema ajas meil kõik asjad korda ja me ise ei pidanud midagi eest muretsema. Ja siis tema ülesandeks, mis seal kirjeldudes oli, et oli kontrollida seda, et meil tualett oleks piisavalt sügav, maha sees, see pidi vähemalt 50 centimeetrit olema allapool seda pinda ja erinevad niisugused asju, et me sodi ei jätaks, et me ei läheks kusagile niisuguse mäe peale, millel meil luba ei ole ja siis ka suhtlemine kohalikega. Ja põhimõtteliselt tema siis võttis üle ka selle rolli, mis tavaliselt on siis Sherpade juhil või Sirdaril, kes kandjatega asju ajab ja ajas ise neid asju hoopis. Ja Lehis oligi, siis Leh ise on 3500, eks ma tean, et siin osad inimesed on käinud ka seal, et tavaliselt eestlane Lehi jõuab, siis tal on kohe paha olla. Et seal me siis aklimatiseerusime
me jõudsime Lehi 6. ja 9. sõitsime ära, et siis 1, 2, 3 päeva jah, olime Lehis. Ja Lehis käisime 4000 meetri kõrgusel jalutamas. Ja siis iga päev arutasime kogu aeg ka Rimo omanikega, et ikka kuidas minna, kuhu minna, mismoodi minna ja mismoodi see taktika peaks välja nägema. Ja tema ongi siis Motup, jah, Rimo omanik. Ja mis see Rimo seal veel teeb, eks, et nad teevad mägimaratoni ka, et kui keegi tahab jooksma minna, ta küll kahjuks samal ajal, mis on SEB maraton Tallinnas, aga nende, täpselt samal nädalavahetusel, eks. Aga nende maraton hakkab pihta, lõpeb Lehis ja hakkab sealt 70 kilomeetrit eemal pihta ja siis vahepeal tuleb joosta üle 5300 kuru, eks. Et võib-olla väljakutse võib ka teine olla. Ja aga need kohalikud poisid, ka meie see sideohvitser ütles, et tema on seda 2 korda jooksnud, eks, et ta ei paistnudki niisugune jooksutüüp välja, aga jah. Kaardimaterjal oli meil põhiliselt ikkagi Google Maps, aga siis on ka selle piirkonna kohta vanad Vene kaardid, USA-l on paar kaarti, nende miinuseks see, et on jalgades, eks, ja šveitslastel on niisugune uuem kaart. Iga kaardi peal oli selle konkreetse mäe kõrguseks täitsa erinev number ja kõikus oli 100-meetrise vahega enam-vähem. Aga kuna seal keegi enne käinud ei olnud, et siis polnud täpselt teada ka, et kui kõrged on ja mismoodi sinna ligi saab. Ja mis oli siis meie ekspeditsioonil veel oleks võinud kõik see asi palju lihtsam olla, et me jõuda nende mägedeni, kuna sealt Hiina ja India piiri äärest läheb autotee, aga see on ainult sõjaväelaste kasutada, sinna ei lubata ühtegi välismaalast, isegi kohalikke sinna ei lubata. Nii, hiir. Ma ütleks, see on suurem väljakutse, kui selle ekspeditsiooni korraldamine on sellest rääkimine. Ja samad seal Rimo Expedition Showi peal, eks, et siin on siis näha, et hakatakse meile varustust, ikka jonakalt lähe selle hiiriga ära. Et siin on meil bensiinitünn, eks, 200 liitrit bensiini, mis oli meile siis baasaagrisse kaasa mõeldud võtta, mis tundus päris suur kogus, et tavaliselt Eestist võtad, siis on need gaasipurke natuke ja võib-olla siis 1 5-liitrise bensuka ka, aga et 200 liitrit niimoodi plekkvaadiga välja veeristatakse, et see tundus päris vägev värk. Aga õnneks me ei pidanud seda ise tassima. Et see oli meie nii-öelda crew, et kui palju meile siis mehi kaasa anti, oli 2 kokka tegelikult, 2 šerpat ja sideohvitser. 2 kokka oli sellepärast, et kuna meil sisseminek oli hästi pikk, siis 1 kokk töötas sinnamaani, kus hakkas liustik ja teine oli liustiku peale kaasa, läks edasi, et 1 kokk ei tahtnud käia. Võib-olla see 2 kokka oli ka sellepärast, me lihtsalt maksime neile liiga palju. Ja siis Lehis, see kultuuri osa oli, eks, et oli niisugune tavapärane, eks, et käisime nendes erinevates templites ja siis kohalik mees meile seletas, et mis seal tuleb teha ja õpetas mediteerima natuke ja siin taga on näha ka, et on toodud jumalatele head ja paremat, eks, jäetud sinna. Et see oli väga tavaline seal puhul ka, eks. Ja siin Priit Simson ka siis harjutab seda, et kuidas paluda head ilma mägedes ja edu. Veel Aklimatist Lehil, jah. Et seal Lehis on tegelikult selles mõttes Aklimatiks on väga hea koht, et sealt saab rahulikult mööda kruusateed minna 5000 meetri kõrgusele, et oligi mingi tüüp, kes läks vist hiljem K2-le, siis ta lendas lihtsalt lennukiga Lehi ja ütles, et ta teeb seal Aklimati selle jaoks. Et õhtul oled hotellis, käid päeval 2 korda 5000 peal ja siis jälle õhtuks hotelli tagasi, eks. Et mugav. Nüüd on Kardungla kuru, mis siis on üks kõrgemaid kurusid Indias. Ametlikult sinna peale oli kirjutatud, see on 5600 on selle kõrgus, aga väidetavalt või ütleme, GPS-il näitas, et on 5300, siis kohalikud ütlesid ka, et on 5300, et 5600 on sinna märgitud sellepärast, et oleks kõige kõrgem.
raamatus. Aga noh, 5300 on ikkagi niisugune Elbruse sadul, eks, et kui niimoodi panna perspektiivi. Kuigi seal tundus, et seal 5300 peal on nagu seda õhku vähe rohkem kui Elbrusel. Tee läheb üle? Kuidas? Autotee läheb üle, jah. Sealt sõidab korralik asfalttee läheb, no siis kui meie seal olime, siis ta veel ei olnud korralik, aga oli näha, et aasta-kahe pärast on nagu täiesti korralik asfalttee. Ja seda teed siis hooldabki India sõjavägi, et saaks sinna Shesheni liustiku juurde sõita ja neid pakistanlasi pommitama. Ja selle jaoks nad seda hoiavad kogu aeg nagu korras. Aga noh, teisele poole, lehist teisele poole siis pidi olema ka siuksed kurusid, mis on seal 5500 peal, eks, aga kehvemas korras. Ja seda kuru siis püütakse lahti hoida ka talvel, kuna sõjavägi peab kogu aeg varustust vedama. Ja see sõjaväeautodel nagu tohutult siuksed suured, eks. Ja neil oli alati sõidul nagu prioriteet, et kui sõjaväeautod tulid, siis kõik teised tõmbasid teed kõrvale. Ja loomulikult palvelipud igal pool, eks, meie rõõmus seltskond siin kurul. Ja selle pilt on ainult Vänsi pärast pandud, aga seda muidu ei oleks pandud, eks. Et need selliste autodega me sinna sõitsime, eraldi oli varustusauto oli eraldi suur ja nii. Ja see nii-öelda sealt treki algusesse Lehi linnast sõitsime ühe päeva kohale, päris pikk päev oli, vahepeal seal Nubra orus oli ka nii, et kuna seal on hästi kuiv, eks, et siis autoteed, mis ei ole iga päev sõidetavad, et siis nad lähevad liiva alla ja sõidad nagu kõrbes ja jääb kinni ka korralikult või peada, eks, et õnneks meil oli see suur veoauto siit seest läbi, et siis me jäime ainult ühe korra pärast kinni ja saime nagu välja lükata, aga muidu pidi olema nii, et on küll näha, et on asfalttee kunagi alla tehtud, aga põhimõtteliselt on ta täitsa liiva alla mattunud. Ahah, nii. Tiksub, jah? Aga me alustasime hiljem ka ju, 15 minutit. Okei, ma teen kiiremini, ma olengi juba peaaegu 10% ettekandest ära rääkinud. Et siin on näha nüüd see, et kui see meie trekk nii-öelda mäe tippu. Et see oli minut aega umbes see trekk, jah. Ja baaslaagrit siin veel ei ole, noh põhimõtteliselt esimene baaslaager on siin, kus lumi algab, eks. Siis on üle liustiku minek, siin liustikul veel oli nagu tuntud liustik, kust oli käidud ennem. Kuru ise on, see on nüüd kuru, see nii-öelda Eesti kuru. Teiselt poolt juba laskume liustikut mööda, kus ennem ei olnud käidud. Ja päris alla tagasi 4800 peale. Ja siis pöörame jälle üles tagasi, eks, et mööda teist liustikku. Et jah, seal vahest tuli mingitest pragudest või kividest ümber minna ja siis mööda Nõlva tippu. Nii. Aga sellega ei ole kõik nagu läbi veel, eks, ärge minge ära. See on, maksin raha sellest. Sellele tootjale. Et see on mingi suke programm, et kui sa lähed välja jooksma, siis ta paneb sul selle nagu Google'isse. Ja siis kui raha maksad, saad vanu asju ka panna. Aga kui raha ei maksa, siis võtab sul ainult tänase jooksu. See aiast pilt, eks, kohalikud tegid aeda, tegid siis sellest nii-öelda kadakavitstest. Ja seda sai kinni lahti tõsta, eks, et muid aedud ei tehtud, et loomad ei sööks seda toitu ära. Baaslaager nagu baaslaager ikka. Full service, toit, hommikul õhtul küpsised, kokad. Siis paneme kokku varustust hobuste jaoks, et kõige esimesest sealt Rongdoo oru otsast läksime 1, 2, 3 päeva, nii et oli 20 hobust meil, kes tassid asju ja siis päev meist hiljem tulid järgi, 2 päeva hiljem isegi, tulid järgi 15 kandjat, kes võtsid siis ka osa sellest kraamist veel selga. Nii. Ja alguses siis minek siuke ilus looduse keskel. Ma teekski ausalt kiiremini, kui ma saaks, aga ei saa. Teiega ei luba. Ja sealt üles läks siis suvistele nii-öelda karjamaadele rada, mis oli siuke ilus hoodatud rada oru lõpuni.
jaa, sa hakkasid, okei, vajuta. Et vajuta lihtsalt rahulikult pilte edasi, et ma räägin. Mul on iseenesest seal ka rääkida, mis vahet seal on, te vaatake niimoodi pilte. Ja hobused siis tulidki niimoodi 60 kilo kõigil seljas, 30 ühel pool, teisel pool ja nüüd siis Tõnu näitab pilte, see ongi rondoo orust. Oru mõlemal pool on siis tipud ka, käimata tipud kõik, siuksed ilusad. Aga meie eesmärk oli nii-öelda see, et teeme kõige kaugema mäe ennem ära ja siis tagasi tulles teeme nagu teisi ka, kui jätkub jõudu üle, aga ei jäänud üle, eks. Ja baaslaagrisse minnes, nii-öelda kõige esimesse baaslaagrisse minnes ei olnudki muid nagu probleeme vist, kui Lukas tundis ennast üks päev kehvasti, siis ta tuli nagu päev hiljem järgi, et jäi selle kuumavee allikatele pikutama veel üheks päevaks ja ravis tervist ja siis tundus, et talle see oli kasuks. Siis nüüd eelmise pildi juurde korraks tagasi mine korraks tagasi. Et siin me lähme juba nii-öelda mäkke ja see on esimene mäepäev, kus meil nii-öelda baaslaager oli 5300 ja seal 5300 baaslaagrist edasi minnes esimesel päeval 15 kandjast tuli üldse välja meie kaasa 12 ja siis esimese 3 tunni pärast veel 3 tükki pöörus tagasi, et meil jäi alles ainult 9 kandjat, mis tähendas seda, et me osa varustust pidime maha jätma, sealhulgas selle varustuse, millega me tahtsime panna kuru peale, tugiköied mõlemale poole, et meile saaks pärast toitu juurde tuua. Et teha nii-öelda 2 baaslaagri vahel siukse liini, et saab nagu varustust juurde tuua, et siis me saaksime seal koha peal nagu teha rohkem mägesid, aga seda me ei saanud teha ja siis oligi põhimõtteliselt, et lähme sinna ja tuleme tagasi, eks, et siukest varianti ei tekkinud, kuna kandjad ei pidanud vastu. Ja kandjad siis olid tavalised Nepali kutid, võid edasi vajutada, kes töötasid seal Indias suvetöödel, võid edasi vajutada, need rahulikud, ja tegid erinevaid asju. Ja siit on siis erinevad vaated, see on Kagu, mis see oli, Shukpa Kung Shangli jõustik, eks. Ja tagapool mäed, osad otsas on käidud, Aranglas Kangri näiteks on niisugune mägi, mille otsas käis Chris Bonington kõige esimesena, eks. Ja siia selle pildi selja taha jääb siis kurule tõus, eks, et kuru on nii-öelda punase mütsi peal, võiks öelda vist. Jah, seal kusagil. Ja sinna me läksime, siis tipp paistab ka üks ees, sealt kaarega, pane edasi, kaarega nagu mööda ja suhteliselt niisugune lauge tõus oli, mitte päris kurust kõrgemale, siis kurut pidi alla laskuma, ütleme, mööda harja madalama kohani, kust on võimalik üldse laskuda, sest seal oli hästi palju nii-öelda neid karniise ja all olid suured siis bergschrundid ka, eks, siit on nagu näha karniisid ja siis ühe koha leidsime ja sealt me saime alla, niisugune teiselt pool, see põhja poolt laskumine, eks, põhja-lõuna küll täitsa erinevad, kuna päikse värk, siin on näha, et läheb köis, läheb ka prakku, sinna prakku, kui viskasime 4 suurt varustuse kotti, 9 kotist 4 lendasid sinna prakku laskudes, et kuna kandjad laskusid ilma kottideta, siis need lasti köie otsas alla, aga siis mingi hetk, millega pärast need lasti sinna prakku. Ja siis see sideohvitser Stansing, kes need sinna prakku lasi, eks, et siis ta runis sinna järgi, et umbes 15 meetrit läks pragu alla, et siis tõmbasime need ükshaaval välja sealt. Et jah, ja kurult edasi, nüüd laagreid oli meil, ütleme, üsna mõistlikult, et me ei käinud liiga pikki päevi, mis siis ka rääkis selle pärast, et meil on nagu suhteliselt hea klimat, aga samas meil ei olnud ka nagu ühtegi puhkepäeva eriti vahel, eks, et iga päev me midagi tegime, kusagile läksime edasi või kas või skautisime marsruuti, kaasas oli ka, eelmise pildi peal oli hapnikuballoon, et see pidi nagu, ma ei tea, kas valitsus nõuab, et oleks kaasas või midagi sellist, ja seda kasutasid siis ainult, siin on küll näha niisugune pilt jääb nagu Joosu kasutaks seda, aga tegelikult kasutasid ainult kandjad, eks, et kui neil hakkas paha, et nad hingasid seda. Ja tohutult suur on, jah, ma ei tea, et see vist ongi niisugune baaslaagri oma. Ja igasse võimalikku laagrisse siis kohalikud ikka tegid oma need tornikesed ja lipukesed panid üles, et nüüd me läheme üles juba mäe alla mööda liustiku. Tavaline niisugune moreen, liustik minnes oli hea, kõva,
noh, siin on ka näha, et suuri pragusid ei olnud, et kui olid sellised väiksed, suhteliselt paljaks sulanud, et ei tekkinud niisuguseid kohti, mis oleksid nagu kaetud ja kehva liustik. aga noh, muidugi ümberkaudu olevad mäed olid nagu tohutud võimsad, eriti põhjanõlvad, eks, suurte ripliustikiga ja niisugused noh, tundusid, et kui palju lund sajab, et siis võiks ka üsna laviiniohtlikud olla. aga noh, minnes meil seda nii-öelda lumeperioodi nagu ei olnud, eks, et pigem oli tulles, tagasi tulles. Ja siis me juba jõuame tipulaagrisse, kus oli, see oli ka üks ainuke koht, kus oli nagu ohtlik tipulaagri, enne tipulaagrit oli niisugune platoo, kus oli nii-öelda pragusid ja isegi me mingi koha peal mõtlesime, et paneme telgi sisse vist, aga siis ma ei tea, keegi vajus seal läbi umbes puusani, et siis mõtlesin, et ärme sinna ikka pane, et läksime ribi peale. Ja see no, põhja Purdukva liustik on siis see liustik, mida mööda me üles tulime, eks, et siit on ka näha, et ta on üsna niimoodi ilusti paljaks põlenud, et on. Ja mägi ise, eks, et meie marsruut üles läks siis mööda mitte kõige vasakumat serva, vaid siin vasakul on nagu kaks ribi, eks, et siis seda nii-öelda vasakult paremapoolset ribi. Et vot nii, jah, siit on näha, et see on nagu sisse minnes tehtud pilt mäest, et see on enam-vähem nagu tõusumarsruut viimasest laagrist üles. See on laubapilt muidugi, see mägi iseni järski ei olnud, eks, et oli umbes niisugune. Ja alguses saime minna ilusti seongus, krõpa-krõpa, pärast pidi panema ka üks umbes 15 puuri ja kas oli mingi 2 klemmi või midagi niisugust ja natukene niisugust julgestust, et seal nagu väga nagu niisugust hullu kaljuronimist ei olnud, mis seal mäel nagu, või seal üldse mägedel oli väga iseloomlik või see, et nad hästi pudedad on, eks, et ta ei ole niisugune monoliitne kivim ja seal peal on väga kehva ronida, eks, et kui siis peaks olema nagu väga järsk vist, et oleks nagu puhtaks läinud ja noh, üles minnes võib-olla ei olegi nii suur häda, aga tipu minnes oli 9 tükki, eks, olid kaasas ka sideohvitser ja siis üks Sherpadest, et 9 keisti nagu uue mäe peale minnes liikusime üsna aeglaselt ja siis laskumine tegigi meid hästi murelikuks, et kuidas me saame sealt alla nii, et me üksteisel kive kaela ei jää. Ja kokku laskusime vist köiega, kas mingi 4 või 5 köietäit ja esimese köietäie tegime siis niimoodi, et panime 2 paralleelset köit, kus korraga 2 inimest laskusid, et mõtlesime, et köitele inimestele on kuidagi nagu lihtsam. Ja jah, ongi tipp, niisugune pilve sees, kusagil see kell 9:30 hommikul jah, see on võib-olla natuke hiljem, eks, et samal päeval siis Andres oli kusagil 150 kilomeetrit eemal teel just K2 tipu poole, eks, täpselt samal päeval. Et see tundus, et oli seal vist üks paremaid ilmasid, nagu pildi pealt näha. Aga jaa, mul saavad pildid kohe otsa ka, tänu vajutus päris hästi kiiresti. Et jätsime tippu, siis mõõtsime seal oma nende GPS-idega ka kõrgust, et 6082, eks, näitas seal osade kaartide pealt oli 6720, teistel 6750, on ju, et noh, käsi GPS näitas 6800, eks, mis see päris kõrgus on, kes seda teab, eks. Mõned siis pildid laskumisest. Koer tuli meile kaasa ja ta oli seal nagu alumises baaslaagris ja ta elas kogu aeg seal, et vist seal külas ei saanud nii hästi süüa kui meie käest või noh, meie koka käest, eks. Ja vist keegi peksa ka ei andnud, eks, et see oli nagu teine asi, et muidu ta kippus seal neid, sinna Sveni uul, eks, et noh, nii palju ikkagi oli seal meil arstiabi ka pärast vaja, eks, et pidi seda huule palsamit peale määrima. Aga noh, päiksepõletus, eks, et ta on ikkagi liigunud mööda lund seal kogu aeg. Baaslaagri toidud, mis siis on niisugune, iga erinevad läätsed, see on juba siis tipupidu, laskumine, kuumaveeallikad, erinevad, seda ei pea nii kaua näitama. See oli tšang oli seal, eks, et mida siis kohalikud mehed joovad, pärast ka lõputort ikkagi. Preemiate maksmine siis nagu põhilistele ja siis on Banamik, viimane küla enne Pakistani, kuhu valged inimesed lastakse, eks, nii-öelda. Ja seal siis olid hästi kuulsad kuumaveeallikad ka ja siis ma tahtsin kindlasti neid minna vaatama, et need kuninglikud basseinid, eks, ja siis see oli see, mis me sealt leidsime. Seal oli nagu 20 senti ülikuuma vett, kus ei saanud sees olla, et siin on Joosu näost näha, et see on nagu üsna rõve.
ja see oli jah, siis sõitsime 5 tundi nii edasi-tagasi, eks, et käia selles augus. Ahah, näita neid pilte korraks, siin on see kõrgusgraafik meil, põhimõtteliselt algus on 3500 lehm, 3200 on Rongdo siis oru ots, et see on isegi madalam kui lehm, see on trekki alustasime, 6400 kuru, sealt tulime jälle Mont Blanc'i peale alla, nii-öelda kõrgusele, ja üles siis 6801, eks. Ja tagasitulek käis, ütleb, läks aeglasemalt, kui me ootasime, et me mõtlesime, et me saame võib-olla niisugune 1 päevaga üle kuru, aga ei saanud, eks, et see minek oli ikkagi see tõus üles oli pärast nii-öelda tagasi tulles oli ka üsna kehva, eks. Et võttis aega. Pane korra veel edasi. Nii, siis me ju läbi aastat oleme ka mõõtnud nii pulsse kui seda hapnikusisaldust on veres, eks, et siin näitas nagu pulssi, eks. Sinine joon on kõrgus, kus me parasjagu oleme ja siis kuidas siis nagu pulss sellega korreleerub, eks, et see, mis on niisugune joon tehtud, et siis see on minu pulsi järgi tehtud ja teised on sama täpikesed, eks, et näitab, et ma ei teagi, mida see näitab, eks, et näitab, et kui lähed kõrgemale, siis on pulss kõrgem ja kui lähed allpool, siis on pulss madalam. See on niisugune üsna loogiline, eks. Ja järgmine pilt näitab siis seda, et kui lähed kõrgemale, siis on nagu hapnikusisaldus on väiksem ja kui on madalamal, siis on nagu kõrgem, eks. Ja huvitav, see täpselt nagu jookseb niimoodi vastavalt kõrgusele, eks. Ja kuludest ka, eks, et mis meil oli, et see võib-olla huvitab teid kui matkajaid rohkem, et oligi jah, kogu eelarve on 6000 oli meil umbes kokku ja sellest siis Rimole maksime kõige suuremat tükki. Ja see Rimo kulude sees siis olid ka kandjad, transport, kohapeal hotellid, kõik niisugused asjad, eks, et tõenäoliselt me maksime natuke üle, et me jäime pärast hotellis vist 2 öö eest raha võlgu ja paar õlut ka, aga me ütlesime, saatke arve järgi, aga arvet järgi ei saadetud. Et järelikult sellest jätkus, mis me neile andsime. Jah, et ma ei tea, kui mingite kulude kohta on küsimusi, et siis siin eraldi ei ole välja toodud, et tegelikult oli ka ülekaal, eks, et on Teeli leht lennus on päris korralikult tuleb maksta selle eest. Jah. Mul on küsimus pigem selle kaalu kohta, kuskilt ma ajakirjandust lugesin 1,5 tonni. 1,5 tonni oli meil varustust, jah. Aga see oli nüüd see varustus, mis hakkas liikuma sealt Rongdo oru otsast baaslaagrisse. Seal oli see 200 bensiinivaat ja muud tavalist. Ja. Aga see 200 valati ümber nendesse tavalistesse 20-stesse. Siis oligi vist 2 kandjat tulid, need 20-sed olid seljas ja siis sinna baaslaagrisse. Ja pärast juba mäe peal olid nad suuri kankusid ei tassitud, et olid plastikpudelid. Aga me ei võtnud nii palju kaasa seda. Aga mis seal veel seda suurt kaalu andis? Kaal oli sellepärast palju, et oli palju kandjad, et nende toit, nende varustuseks, siis meie varustus, meie toit, meil olid eraldi, olid kõrgmäestiku toit ja baaslaagri toit olid nagu pooleks löödud ja kõrgmäestiku nii-öelda priimused ja gaas ja siis baaslaagris meil oli plaan ainult bensiini peal, eks. Ja siis need oligi üks kokk tuli sinna nii-öelda teise baaslaagrisse, eks, kui me üle kuru, siis tema oli käes, suur priimus oli käes niimoodi niisugune, jurakas, mingi 2-3 kilone, et see oli nagu käe otsas kõndis. Et ega seal midagi, 1,5 tonni, 9 inimest, tegelikult oli 15 kandjat, Rimo poolt 5 inimest, sideohvitser meie, et paras hulk inimesi, eks ta selle pealt vast tulebki kokku. Ja telgid, jah, telke me Eestis kaasa ei võtnud üldse, et kasutasime kohalikke telke, Mountain Arderi Trango 3.1 ja 2.1 vist on need mudelid, väga korralikud telgid, ainuke häda on ka raske, eks, 5-kilone, et seda peab tassima, aga hästi ilmastikukindlad. Nii. Jah. Aga see oli kõige esimese slaidi peal. See oli ka oluline slaid, näita korraks. See on aitäh slaid, eks.
et meie sponsorid, kes meil siis olid. Ja tädile pärast seal külas andsime siis seda tactical foodi, mis meil üle jäi. Ma ei tea, kas ta sai seda ise või jagas perega. Pane korra edasi, seal on 2 hästi lühikest videot ka, on tõusupäeva hommikust. Mingid minutilised äkki on. Ja, et lihtsalt nagu annab aimu võib-olla sellest ilmast, eks, mis meil siis hommikul oli. Hommikul oli nii, et me tahtsime kell 2 välja minna, siis sadas kõvasti ja lõpuks läksime 3:30 välja ja tegelikult oleks võinud veel hiljem minna, et see viimane päev ei olnud nagu väga pikk, aga samas seda peab nagu tagantjärgi ainult öelda, et sa kunagi ei tea ette, et sa lähed niisugusele mäele, kus ei ole üldse keegi enne käinud, et kas sinna üles saab, kuidas sinna saab ja kui palju seal seda jamamist võib olla, eks, et siis me läksime niisuguse hästi suure varuga. Ja põhimõtteliselt vist olime kusagil 12-ks, olime laagris tagasi. Ei oleks pidanud jah, kui oleks teada. Ja. Aga seda ajavaru, eks, et kui palju meil võib ära kuluda või kas äkki mingi jama juhtub, et see on nagu parem nagu võtta varuks. Näita seda ka korra. See on siis juba nii-öelda esimese nõlva lõpus, võiks öelda. Et need käimiskepid ja värgid siis jätsimegi siia, põhimõtteliselt selle koha peal siia maha, et edasi läks juba kirkadega. Ja missuguseks see ilm nagu kujuneda võis, et seda seal oli veel niisugune nagu tunne, et äkki kurat ongi kehva ilm ja äkki ei saa minna, eks. Aga kuna oli veel, päike ei olnud tõusnud, eks, et siis oli see lootus, et kui päike tõuseb, et siis lükkab nagu jama laiali. Seal ei olnud nagu väga järsk, et ma arvan, see on mingi niisugune. Ei, see nii palju, see alla selle ikka, jah. Seal see koht oli kindlasti vähe. Pärast poole läks järsemaks. Näita seda ka korra. Et siin on niisugune järsem nii-öelda kuluaar, aga ja ühe koha peale siis pidi isegi nagu 2 kirkaga ronima, et oli niisugune kehvem. Aga seda ei olnud nagu väga pikalt ja oli, lumi oli niisugune korralik, tugev. Puuri keeramiseks võib-olla väga ei olnud, et seal pidi alati nagu pealt ära puhastama, eks. Mingisugune 20-30 senti ja all oli ikka jää, et selles mõttes oli nagu okei. Vot nii, aga see vist äkki ongi kõik või, siis kui... see oli, seda võib ka, selle võib ka näidata, jah, et sõbrale, see ei olnud. See on nüüd, jah, osad on näinud ka, see on video siis, et me sinna kurule jätsime siis alla valge tuha, jah. Et tal ema palus, et see on nüüd sellest. Tagasi tulles. See on tegelikult selle, kus see joon jookseb, seal all on subtiitrid ka, aga need on ära varjatud osavalt. Sest ega seal mäes mobiiltelefoniga filmides tõenäoliselt, las ta olla, see heli väga hästi peale ei jää. Aga jah, Allani ema siis palus, et me võtaks ta tuha kaasa ja viiks Karakoormusse, et tal oli seal ikkagi unistus ju tegelikult kunagi K2-le minna, eks, et sinna kanti vähemalt. Et seda, et Andras sinna läheb, on, et seda tegelikult Allani ema vist ei teadnud. Aga koht oli nagu ilus ja väärikas, ilusti mägede vahel, et meil oli hea meel see sinna jätta. Jah, nii. Aga aitüma siis ettekandjale.